Fällkniven Frey. See on siis Fällkniveni nii-öelda Northern Lights ehk siis virmaliste seeria üks nugadest. Et kui ma õieti mäletan, siis see seeria koosnes 4 erinevast noast ja ütleme niimoodi, et kui nüüd võrrelda välimuse poolest nagu muude Fällkniveni nugadega neid, siis võib kohe märgata vägagi märgatavat rõhuasetust esteetikale. Nii et õnneks, mul küll pole rohkem kui kogemusi kui ühe mudeliga sellest seeriast. Käes ma olen hoidnud 2 erinevat selle seeria nuga. Ja nii kaua, kui ma nüüd enda oma olen kasutanud ja mu sõbral on ka üks selle seeria nugadest üks teine mudel. Ärge praegu nime küsige, mis mudel ta oli. Ja ma võin öelda seda, et tema on rahul ja mina olen rahul. Et siin ei ole juhtunud, paistab sihukest asja, et mingit laadi kompromiss on tekkinud siis nii-öelda millegi arvelt, näiteks noa praktilisuse, ma ei tea, ergonoomika, vastupidavuse ja selle arvelt nii-öelda esteetika kasuks. Et siin nüüd on täpselt see, et kui seda nuga ostate, siis te saate 2 asja ühes. Minu arust äärmiselt esteetilise noa. Minu jaoks on ta isegi pigem nagu natukene selle piiri peal, et võib-olla on tipa edev, aga las ta olla. Aga samas selle kõige selle hea välimuse juures on ta ka kvaliteetne, ta on tugev. Et mis ma pean kohe ära mainima, et kui reeglina kõik Fällkniveni noad on nagu täisrood teraga, siis siin nüüd ei ole nagu seda full tängi. Et siit tuleb ikkagi selline nii-öelda peenem osa noa käepidame lõpuni. Aga see ei ole päris selline rotisaba, vaid see on ikkagi selline, ma olen YouTube'is vaadanud mingeid videosid, kus on nagu seda käepidet lahti võetud. Et siis ta on vist äkki, ma pakun välja siukene sentimeetri 1,5 laiune nii-öelda rood, mis tuleb siia taha lõppu. Siin on tal taga otsas vint, kus on siis siukene huvitav, ma ei oskagi öelda, mutter on nagu imelik öelda, aga ühesõnaga miski, millega keeratakse käepide kinni. Ja käepide on siis tehtud tegelikult nahast, mis nahast, mingit laadi mullika, värja, mis iganes nahast. Ja need on nagu nahaseibid, mis on ümber siis selle nii-öelda roo pandud ja siis on siis välja lihvitud selline ilus. Paljud kasutajad on öelnud, et aastate jooksul, kui seda nuga kasutada, siis tegelikult see käepide läheb tänu siis nii-öelda käe higimustuse ja kõigele muule rasvale, mida ta on kokku puutunud nagu ainult ilusamaks. Et minu oma veel pole jõudnud väga tooni muutma hakata. Eks tuleb siin oodata nagu, aga jah, pigem öeldakse, mida rohkem kasutad, see ilusamaks läheb. Millega siis jälle tegemist on, et taaskord nagu ikka Fälli nugadel on kombeks, siis enamus neist on lamineeritud teras. Siia on peale kirjutatud siis lam.vg Wolf, mis tegelikult peaks olema siis üks, kui ma mäletan, oli siis VG7 teras ja nüüd tunnistan oma viga, ei ole meeles, mis see teine teras on, aga põhimõtteliselt siin on siis 3 kihti 2 erinevast terasest. Taaskord siis nii-öelda keskmine kiht on nagu kõrgema karastusega ja külgede peal on siis nii-öelda pehmem teras. Et see annab nagu noale just nimelt sellist nii-öelda stressitaluvust, kui ma midagi väänata-käänata, annab juurde ja samuti, kui teda palju aastaid kasutada, et siis ütleme, et see
pehmem külg kulub natukene kiiremini, et ei tekki nagu teritamise käigus seda, et see teritusnurk läheb selliseks tömbiks. Et noh, ta ikka minna võib, aga noh, ta ei lähe nii kergesti, et mina olen nüüd teda juba hea mitu kuud kasutanud, las ma nüüd mõtlen. Praegu on meil augusti lõpp. Sain mina tema kunagi kevadel, ma sain ta suve alguses, kevade lõpus, ei mäletagi, kas oli aprill või mai, midagi sellist. Ja alguses kasutan intensiivsemalt, noh ikka uus asi, tead, on huvitav. Ja noh, nüüd on, noh, ikka kasutan teda, aga jah, mitte küll väga tihti, aga noh, ütleme, et selle aja jooksul, mis ma nagu teda kasutan, mis ma siis tema juures märganud olen. Et ütlen ausalt, et alguses mulle, aga see on subjektiivne, rõhutan, ei sobinud kõige paremini tema sükene ergonoomika. Ma oleks tahtnud nagu veidikene nagu paksemat, pontsakamat käepidet. Et aga tore on see, et ma harjusin ära ja isegi ma avastasin selle juures, et see käepide on võib-olla sükene minimalistlik. Ei ole nii pontsakas, kui ma tahaksin, nii lapik, nii paksukene. Siis mõningaid asju on täitsa mugav sellise käepidemiga teha. Ja noh, mida muidugi selle noa kohta peab eriti ütlema, kuna ta on sisuliselt täiskiil geomeetria, mis lõpeb nii-öelda tera tipp, on siis või terahari, kuidas see tipp on nagu see, aga siis äkki terahari. Parandage palun kommentaatorid. Et see on siis siin lõppviimistlus on siis nii-öelda geomeetria on konveks ja ta on sisuliselt, kui ma nüüd lõikan temaga midagi, et kes on F1 omanikud, need teavad, et F1 on tõenäoliselt üks maailma kõige paremaid nugasid, kui sul on vaja midagi läbi lõigata, siis võt see nuga nüüd ta on suurem F1 peaaegu. Et muus suhtes natuke geomeetria erineb, aga ta on nagu suurem F1. Et ta on täpselt see nuga, et kui sa tahad midagi kuskilt läbi lõigata, siis on see täpselt see nuga. Et noh, suurepäraselt saab hakkama. Ta tungib nii-öelda diagonaalselt läbi puidukiudude fantastilise kergusega. See on tema leiva number. Et loomulikult ei ole probleem ka temaga nii-öelda pirde lokitada. Seda tema teeb suurepäraselt. No nigu või sisse. Noh, mitte midagi pole öelda. Täpselt nigu või sisse. Ei saa üldse arugi, et puitu lõikaks. Noh, ütleks niimoodi, et võib-olla see isegi nii-öelda pirru lokitamisel on natukene teatavaks miinuseks. Et noh, ta teeb küll üsna kenad lokid, aga noh, ütleme, et sa pead natukene oskama seda teranit kontrollida, sest ta kipub liiga magusalt lõikama, et võib-olla ütleme alustuseks, kui ma temaga hakkasin tööle, siis ma lõikasin liiga sügavale nagu sisse, kui ma hakkasin pirdu lokitama, et noh, pidin rohkem nagu sükest fileerimist harjutama, nii et selle koha pealt jah, pigem tuleb natukene, kui seda jalga piduril hoida, aga noh, ütleme oma tööd teeb täiesti nii, mul vist tulerauda taskus ei ole. Seest on mul siin selja taga laua peal, lähen kohe toon. Ja. Nii, siis kui vaja on, siis on kahjuks asjad kadunud. Aga no mis sa teed, see on klassika. Saaks ju. Ei olegi kadunud. Nii, ses mõttes ka vabandan, et niimoodi korraks kaamerast välja jalutasin.
sädeme tõmbamise koha pealt nii-öelda ma ütleks siukene on paremaid olnud. Et ei ole halb, nagu nägite, saab hakkama, aga siukene 5 palli süsteemis mitte üle 4, aga ta saab hakkama väga hästi. Nii et nagu selles suhtes siukene metsanoaks, matkanoaks, ma arvan, on väga sobilik. Et inimene, kes nüüd viljeleb näiteks pikama matkateel kulgemist, see on kindlasti see nuga, mis võiks temale sobida. Kindlasti, kes nii-öelda bushcrafti viljelevad, tohutult hea nuga, kui on tõesti vaja mingit laadi, ma ei tea, mis iganes vaiasid teha. Suurepäraselt sobib selle jaoks, et näiteks mulgi siin selja taga, kui te panite tähele, et siis täna ma ei ole üldse oma kodustuudios. Ma tulin 3-päevasele motomatkale, et panin nii-öelda eile õhtul oma siia laagri üles. Täna on plaan veel natukene niisama sõita maastikul ringi. Aga jah, ütleme niimoodi, et kui nagu välja minna niimoodi, nagu minul on praegu, et siin selja taga on siis pandud üles tarp, mille all on siis sääsevõrk veekindla põhjaga ja on vaja kaalu optimeerida või lihtsalt ütleme, nagu meil kõigil aeg-ajalt juhtub, mälul oli lühikesed jalad, jäid vaiad maha. No võt. Ta on nii-öelda puu kallal nokitsemiseks. On vaja mingeid vaiasid teha, on vaja näiteks lõkse teha, mis iganes. Mina ei tea, igavusest istub metsas õhtul, tahad midagi puule mingit kuju anda. No võt, see on täpselt see nuga, mis selle jaoks nagu sobib. Nii palju kiidusõnu, et midagi peaks nüüd nagu natuke sitasti ka ütlema. Ainuke koht, mis ma leian, et norida võiks. Et kui ma ütlesin, et see ergonoomika võib-olla minu jaoks, aga see on subjektiivne, siit ei saa teha mingeid järeldusi, see on subjektiivne. Tuleb järgmine, võtab selle noa kätte ja ütleb vau, see on tema oma. Et kui ma millegi kallal noriks, siis on see kvaliteetne tuppe, nahktupp. Ja mina ei oska nüüd öelda, kas see on nüüd subjektiivne või objektiivne, aga minule vähemalt meeldib see, kui noatupp nii-öelda ripub. See läheb siit niimoodi püksirihma külge ja tegelikult ta istub suht kõrgel. Aga mina olen aastate jooksul endasse näiteks investeerinud ja minul on pääste siukene vöö ümber, mis mind vee peal hoiab. Ja vot, siis ma tunnen, et nii-öelda nuga paneb pekki ja see on ebamugav. Liigutad ühest kohast teise, muudad nurka ja nii edasi. Kui nüüd nuga ripub niimoodi tilla-tölla vabalt, siis sihukest asja ei juhtu. Jah, võib-olla tõesti, joosta on parem, kui ta niimoodi on pööle fikseeritud. Aga ütleme, et seda probleemi pole üldse keeruline lahendada, et kui sa tahad, et see nuga ripuks sul vöö peal, siis on ju lihtne, et võtad kas või see samase tuleraua. Reeglina nendel on ju nöörijupid küljes. Niimoodi. Vaat. Ja näete, nüüd on sul siukene tore komplekt. Ja saad selle siis nii-öelda panna püksirihma peale. Muidugi jah, tegelikult on see jamma kanda niimoodi tulerauda, aga põhimõtteliselt lihtsa nöörijupiga sa saad siis teha sellise lahenduse, et ta nii-öelda allpool ripuks. Ja nii-öelda tõstab minu silmis vähemalt seda nii-öelda kandmiskasutamis mugavust. Et geomeetriast veel rääkida, jah, konveks mainisin, ei ole full täng. Lõiketera pikkus on 130, mis on minu silmis täpselt see siukene ideaalne universaalnoa terapikkus. Selle terapikkuse juures on täitsa reaalne ka nii mõnestki puunotist
nagu nii-öelda kirvetööna jagu saada. Nii, vot siis tore, meil on siin all oks, aga nagu näha, ilus söökene lõhe on sees, nuga istub praegu siin all kenasti kinni. Oot, saime kätte ta. Oot, täitsa söökene oks jäi ette, et saab sellise tööga ka kenasti hakkama, nii et jah, ta ei ole kõige odavamate killast nuga. Et siin te maksate hea välimusest natukene rohkem. Et kui ma nüüd võtaksin nii-öelda samas mõõdus noad Fälgnivenil, mis on siis S-seeria, S1, S1X, S1 Pro, siis minu arust nad kõik on odavamad kui see, aga sama terapikkusega. S1 puhul on ilmselt see hinnavahe isegi peaaegu 2 korda. Et Pro on, ma arvan, sellest 100 eurot odavam. Et midagi sinna kanti peast täpselt ei mäleta. Noh, ütleme, ta ei ole päris 400 euro nuga, aga ta on üsna sinna lähedale, nii et 300 lõpp. Et ei ole odav, aga kas ta on seda raha väärt? No see sõltub ausalt öeldes teie enda rahakoti paksusest, et mina ütlen ausalt, et mina teda tasuta pole saanud, mina olen samuti tema ostnud ja ma ei kahetse seda, et ma sellise summa raha tema eest välja käisin, et ta ei ole mul jah, ütleme primaarses kasutuses nuga, et ma olen küll teda üsna palju kasutanud, aga kindlasti ta on üks nendest nugadest, et noh, kui siin jälle nüüd esitada küsimused, mis võiks 1, 2, 3 nuga olla kõigi minu nugade seest, millega ma näiteks läheksin võib-olla nädalaks ajaks kuskile metsa, siis see oleks tõenäoliselt üks nendest. Kui ma läheksin näiteks pikemale jalgsi matkale, siis oleks see kindlasti tõenäoliselt see nuga, mille ma võtaksin nagu kaasa. Et ses suhtes nagu jah, mina seda nuga hindan, kes tahab, võib veel siit ka mingi nöörijupi käepidevest läbi panna, minule see ei meeldi. Minul see asi nii-öelda segab töötamist, isegi siis, kui ma ei kasuta teda ümber randme. Aga üldjoontes ma ütleks, et vägagi hea nuga, väga ilus. HRC oli tal 59, selleks meelest ära öelda, et tähendab, see on see nuga, mida te veel saate kivi peal teritada. Et ei pea olema teemantplaat. Et see nüüd on see viimane number, mida veel kenasti kannatab kivi peal nühkida. Aga mis siis ikka, aitäh, et teil oli viitsimist ja kannatlikkust ära kuulata ja vaadata minu jutt taas kord. Ja mis siis ikka, näitame veel Freid korra suures plaanis ennem, kui kaamera välja lülitan. Ja mis siis ikka, kui enne me ei kuule ja näe, siis raudselt järgmine kord.